Kunagi öeldi, et paks laps on ilus laps ja sellistest asjandustest nagu see siin ehk välijõuparkidest ei olnud mitte keegi mitte midagi kuulnud. No täna on asjad natukene teistmoodi. Välijõupargid on meil olemas. No inimesi siin väga ei käi, mõni üksik. Paksude lastega on aga niimoodi, et teadlased on kindlaks teinud, et alla poole lastest liigub nii palju, kui on vaja. Ja vot see on murekoht. 43% täidab ainult liikumissoovitusi, see tähendab, et vähem kui pooled Eesti lastest täidavad tervisele vajalikke liikumisaktiivsuse norme päevas, et põhimõtteliselt me võime öelda, et iga teine laps Eestis ei liigu piisavalt, et tagada endale hea tervis ja areng. Selline liikuma kutsuv koolikultuur ei kujune iseenesest. Sest meil on jätkuvalt koole, kus lapsi ei saa vahetunni ajal õues viibida või võimlad on kinni, aga samas mina olen seotud näiteks liikuma kutsuva koolivõrgustiku arendamisega, siis me näeme, kui palju annab teha ära juba mõtteviisi muutusega. Selle sama mõtteviisi muutusega, et liikumine toetab ka õppimist ja koolirõõmu ja õpilaste vaimset tervist ja teha sellised struktuursed muutused koolipäeva korralduseks, näiteks pikem vahetund, et nad saaksid õue minna. Kindlasti ka aktiivsed ainetunnid, kus on erinevad võimalused kas õues õppes või liikumispausideks, et ka seal sellised väikesed liikumisampsud tulevad juurde. Teadlased on aastaid hoiatanud, et Eesti lapsed liiguvad liiga vähe ning istuv eluviis jätab jälje nii tervisele kui õpitulemustele. Kui kooliealiste laste liikumisharjumisi vaadeldakse tervise vaatenurgas, siis järgmine probleem kerkib esile juba aastaid hiljem riigikaitses. Näeme noormehi, kes ei oska piisavalt riigikeelt, näeme noormehi, kelle füüsis on halb, näeme noormehi, kelle tervis on halb. Et me oleme täna olukorras, kus kõigest alla poole vastab tervise nõuetele ja kuskil 22% on neid, kes püsivalt ei vasta ja siis kuskil 1/3 neid, kes saavad ajutiselt sellise ajapikenduse, et oma tervise häda ravida. Kas te oskate ajas ka välja tuua, et mismoodi see on muutunud, näiteks kui me räägime mitu aastat tagasi ja võib-olla tänast päeva võrdleme? No üldjoontes need numbrid on samad, aga see, kus on muutus toimunud, on see, et kõige olulisemaks, miks meie noored mehed ajateenistusse ei sobi, on psüühika- ja käitumishäired. Igal 5. kutsealusel on probleeme psüühika- ja käitumishäiretega, eeskätt meeleolu- ja ärevushäiretega ja just nendel põhjustel noormehed kaitseteenistusse ei jõua. Kui selline tendents süveneb, tuleb paratamatult esitada küsimus, kes kaitseb meie riiki tulevikus ja just sellele otsis vastuseid olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu. Tegelikult me teame liialt vähe ka selle kohta, et milline on meie laste kehaline võimekus ühes või teises koolis, ühes või teises piirkonnas. Nii et meil on vaja hakata kehalist võimekust regulaarselt monitoorima, neid andmeid koguma, analüüsida, mis võimaldab meil siis ka juba paremaid ja juhitumaid sekkumisi erinevates koolides läbi viia. Poliitikud räägivad vajadusest luua rohkem võimalusi liikumiseks nii koolides kui ka avalikus ruumis. Kuid kuidas panna lapsed tegelikult liikuma ajal, mille ekraanid võistlevad iga vaba minuti pärast ja mille vilju me täna maitseme? 15-aastastest tüdrukutest täidab siis soovitava liikumisnormi, mis on siis tund aega päevas ainult 10%. Ja siis samavanused poisid on siis 17–20%, et need numbrid ongi väga kurvad. Ja tegelikult kogu selles mõttes meie laste areng on sellisel nagu kolmel vastutajal. Esimene ongi see perekond, mis on need kodutraditsioonid, mis on see kodudigihügieen, siis on kool ja siis on mingid huviringid. Et tegelikult kõik need meie lapse arengut mõjutavad, aga kõik algab peale kodust. Ja kui me kodus selles mõttes lapsevanemana võtame selle rolli, oleme ise eeskujuks, sest et tegelikult eeskuju roll on tegelikult kõige mõjuvõimsam, sest kui me ise istume diivanil ja scrollime kuskil telefonis ja ütleme lapsele, et kuule, et sina mine nüüd mängi, hüppa või jookse, no see ei toimi kahjuks.